Tervist, kallid vaatajad! Täna räägime meelest. Meel on inimorganismi mõtlev, tajuv ja tundev mehhanism. Kogu teadvustatud ja alateadvuslik kogemus. Tundeeluga ühendatud intellekt, mis areneb palve ja tarkuse kaudu vaimsele tasandile. Isiksuses asub meel alati vaimu ja mateeria vahel ehk võib öelda, et meel asub meie aju ja vaimu vahepealsel alal, kasutades oma funktsioneerimiseks inimaju võimalusi. Seetõttu valgustab universumit kolmesugune valgus. Aineline valgus, intellektuaalne taip ja vaimne helendus. Meele annetaja ja hoidja on jumaliku kolmsuse kolmas isik, lõpmatu vaim. See kujutab endast Jumala poolt kohalikus universumis annetatud kosmilise meele individualiseeritud ringlust, mis tähendab, et kosmilisest meelest tulnud meel on igale inimesele meie kohalikus universumis individuaalseks muudetud. Meel kasutab funktsioneerimiseks inimese aju materiaalset tasandit ning on ühtlasi vaimu paiknemise keskkonnaks. Meelt stimuleerivad teatud 7 abistavat meeleabivaimu, kes ärgitavad inimest reageerima ja toimima erinevate tundmuste näol. Meel on jumalik, annetus, kuid see pole surematu. Kui see tegutseb vaimse taipamiseta ja kui sellel puudub võime palveldada ja ihaldada ellujäämist. Seega ei ole meele kõik ilmingud jumalikud. Inimintellekti juured on loomaliikide ainelises olemuses. Kui energia ehk materiaalsus on asi, siis meel on tähendus ja vaim väärtus. Meel teisendab vaimsed väärtused intellektuaalseteks tähendusteks, mida on meil inimestel võimalik mõista. Mõistetud tähendused pannakse aga materiaalses maailmas vilja kandma läbi vaba tahte. Ka kõik maised otsused tehakse meele tasandil, mina poolt ja inimtahte juhtimisel. Neid otsuseid toetavad ja ärgitavad tegema meie ego, meeleabivaimud, püha vaim, tõevaim ja vaim ehk mõttekohandaja. Isiksus aga võtab kõik need mõjurid kokku ja liidab üheks. Noores või varases inimeses domineerib aine ehk energia. Vaim üritab selle toimimist enda poole võita. Meedia, milles pööramistöö käib, on meel. Jumaluse kolmas isik, lõpmatu vaim, on isiklikult teadlik igast meelest, igast intellektist. Ta peab isiklikku ja täiuslikku ühendust kõikide mõistuslike, füüsiliste, morontialike ja vaimsete olenditega kogu universumis. Kogu selline meele mõju tekitab meele gravitatsiooni, mis tähendab, et meid mõjutatakse läbi meele otsima täiuslikkust ja teda, kes on täiuslik. Nii nagu isa tõmbab enda juurde kogu isiksuse ja nagu poeg tõmbab ligi kogu vaimse reaalsuse, rakendab lõpmatu vaim tõmbejõudu kõikide meelte suhtes. Meele gravitatsioon jumaluse poole on ainelisest gravitatsioonist sõltumatu. Loomal on teadmised, kuid tarkus on vaid inimesel. Tarkust omav inimene saab tõde vastu võtta, kui tema meelele on annetatud vaim. Loomses meeles vaimu ei eksisteeri. Loomses meeles ellu jäävat hinge, nii nagu inimesel, ei arene. Meel võib mõelda ka siis, kui ta on igasugusest valikuvabadusest ilma jäetud, nagu see toimubki arvukatel loomaliikidel. Oma meelt saame me ka pärssida ja rikkuda. Sageli teeme me seda ebasiirusega, muudame kalgiks ebaõiglusega, allutame teda loomalikule hirmule või moonutame kasutu muretsemise tõttu. Kui isiksusega ühenduses olev meel samastub kurjuse ja patuga, on tagajärjeks vältimatu surm ja inimese maa peal veedetud elu
osutub pelgaks illusiooniks. Sellisest surmast ärkamist ei ole, see on lõplik. See tuleb sellest, et meie aineline meel on tegevusväli, milles inimisiksused elavad ja tunnetavad ennast. Teevad otsuseid, valivad või hülgavad Jumala, igavigustavad või hävitavad iseennast. Jumalat otsiv meel aga ärkab peale keha surma, hinge identiteedina ning jätkab ellu jäänud isiksuse osana rühkimist paradiisi poole. Nii palju siis meele tähendusest meis. Kui see jutt nüüd segaseks jäi, siis on vaid üks võimalus seda selgemaks saada. Võtke ise Urantia raamat kätte ja uurige järele. Soovin teile tõde, ilu ja headust ning tarmukat järeleuurimist